15.–16. märtsil külastas Hiiumaad Karskusliidu esimees ja Põhjamaade ja Baltikumi alkoholipoliitika võrgustiku Nordan peasekretär Lauri Peekman. Reedel külastas Peekman Kärdla kooli ning laupäeval oli huvilistel võimalus osaleda info- ja arutelupäeval Alkohol ja kogukond. Siis väikelinnades selliseid ümarlaudu ja väikseid seminaripäevi ja käime koolis, kus siis võimalik kooliga seda kontakti luua. Rääkides Karskusliidust mainis Peekman, et tegu on vana ajaloolise Eesti Karskusliidu, mis oli omal ajal suurim valitsusväline organisatsioon, järglane. Erinevus aga kahe aja vahel on väga suur. Igas külas oli karskusselts olemas, koolides olid olemas vastavad liikumised, naiste karskusliikumine ja nii edasi. Ja probleem oli väiksem, eks ole. Karskust kui sellist peeti au sees. Nüüd, kui taasiseseisvumise järel ka karskusliit taas loodi, siis tegelikult probleem on palju suurem, aga on täiesti selge, et karskus idee on veidikene kummal. Peekman rääkis alkoholi probleemist kui väga vanast probleemist, kuid samas tõdes, et alkoholi tegelikku mõju ja olemust on hakatud tundma õppima alles viimaste aastakümnete jooksul. Alkoholi teema on selline, mis on küll väga stabiilselt ja pikaajaliselt ju inimkonna probleem olnud, aga samas on ikkagi viimased aastakümned, viimased 3-4 aastakümmet ja tegelikult ka viimased mõned aastad, kus teaduslikus uurimuses on tegelikult alkoholi kui ainet hakatud märkimisväärselt uuest küljest ka nägema ja aru saama. Võt see on üks selline sotsiaalne ja ühiskondlik probleem, mis on nagu üks neetud vaip peal. Ta ei muutu eriti, ta ei lähe kuskile ära ja inimesed väsivad sellega tegemast. Lauri Peekman tõi esile ka mõtlema paneva statistika alkoholi tarbimisega seotud surmade kohta. Nii-öelda statistiliste näitajate järgi täna sureb Eestimaal 5 inimest alkoholi tagajärjel. Ja 5 inimest suri ka eile ja 5 inimest sureb ka homme. Meil sureb igal aastal siis umbes 2000 inimest alkoholi tagajärjel. Meie ühiskond on muutunud selliseks, kus tegelikult nagu on normatiivne ühte konkreetset ainet manustada. Etanooli tarbimine on muutunud normiks. Mõtlema panev on see, et alkohol, mis on legaalne meelemürk, on haiguskoormuse riskifaktorite ja surmade põhjustajate seas globaalselt 3. kohal. Tööjõuliste inimeste seas lausa esimene. Siin on siis nende riskide nii-öelda pingerida, kus siis alkohol on number 1, suitsetamine, kõrgvererõulisus, kõrge kehamassiindeks, puu- ja juurviljavaenu toidulaud, narkootikumide tarvitamine, vigastusi põhjustavad töökeskkonna riskid ja nende võrdluses alkohol number 1. Legaalne aine, propageeritav aine ehk reklaamitav aine, eks ole, ja ta põhjustab nii palju probleeme. 2010. aastal Suurbritannia teadlased väga erinevatest teadusvaldkondadest tulid kokku ja pingereastasid erinevad sõltuvusained, illegaalsed ja legaalsed siis tubakas ja alkohol, ohtlikkuse ja mõju järgi. Ja nad hindasid neid kahest parameetrist lähtudes. Ühelt poolt, mil moel see konkreetne aine tekitab sõltuvust ja kahju konkreetsele tarvitajale. Ja teise poole pealt, kuidas moodi selle aine tarvitamine mõjutab tarvitaja ümber olevaid inimesi. Ehk see teisene mõju. Ja nagu te näete, üsna ülivõimsat alkohol on esimesel kohal. Kõige ohtlikum aine. Dr. David Nutt, kes oli selle uurimisrühma juht ja intervjuus BBC-le selle asja käigus ütles selgelt, et kui täna kõige selle infoga, mis meil alkoholi kohta on, kui me avastaksime alkoholi täna, oleks ta raudselt keelatud aine. See tuleks eales kõne alla, et see lastaks vabale turule. 1987. aastast on teada, et alkohol on esimese klassi kantserogeen, kuuludes samasse kategooriasse tubaka ja asbestiga. Alkohol on kantserogeen aine. Põhjustab 7 erinevat vähivormi. Ja näiteks Eurobaromeetri ühe küsitluse kohaselt Euroopas 5 inimesest 1 usub seda fakti.
näiteks siis Euroopa 8 riigis viidi hiljuti eelmisel aastal läbi uurimus, mille tulemusel selgus, et 10% kõikidest vähijuhtumitest meestel on põhjustatud alkoholi tarvitamist. Illegaalsete narkootikumide tõttu sureb igal aastal maailmas, need on WHO andmed, 250 000 inimest. Ja alkoholi tagajärjel 2,5 miljonit inimest. Veidi tuntum fakt on see, et raseduse ajal alkoholi tarbivad emad kahjustavad oma laste tervist. Alkohol on teratogeen ehk teisisõnu loote aju arengule kahju tekitab. 9 kuu jooksul, mil loode alles areneb, kui selle aja jooksul ema tarvitab alkoholi, võib see märkimisväärselt kahjustada last ja pöördumatult. Ja uurimused näitavad paraku seda, et inimeste teadlikkus ühel päev sellest on üsna madal. Ja meie riigis ei ole sellist küsitlust otseselt tehtud, aga Euroopa erinevates riikides on, kus siis on uuritud rasedusaegset alkoholi tarvitamist. Näiteks Iirimaal umbes 60% naistest, kes tarvitab alkoholi, jätkab ka rasedusajal. Vaatamata sellele, et paljud nendest ikkagi seda riski teavad. Paljude muude faktide kõrval unustatakse ära ka see, et alkohol on väga kaloririkas. Ja mida seal Ameerika raportis toodi välja, et väga paljud inimesed, kes järgivad seda kalorisisaldust ja püüavad piiri pidada, siis alkoholi puhul ei ole nad seda üldse teinud. Nad tõmbavad kokku võib-olla McDonaldsis söömisest, aga alkoholiga jätkavad samamoodi ja samas siis Noorte alkoholi tarbimisega seoses viskas Lauri Peekman kivi täiskasvanute kapsaaeda. Väidaksin, et noorte alkoholi probleem on täielikult täiskasvanute tekitatud probleem. Kõik lapsed sünnivad täiskasvastena. Aga üldiselt laps kasvab, sünnib siia ka selles küsimuses ikkagi nagu puhta lehena ja ühel hetkel hakkab toimima see sotsiaalne õppimine, kus ta hakkab omaks võtma neid norme, mis tema ümber ju lihtsalt kehtestatakse, eks ole. Ja alkohol on selgelt üks selliseid. Need on täiskasvanud, kes on huvitatud sellest, et alkohol on võimalikult kergelt kättesaadav, et seda propageeritakse massiliselt ja ikkagi väljapaistvalt just nimelt noortele suunatult, eks ole. Kui igal aastal, eks ole, Eestimaal sureb 2000 inimest umbes alkoholi tarvitamise tõttu, see tähendab 2000 klienti kaob, eks ole, igal aastal. Neid on vaja kuskilt juurde saada. Ja lõpuks meie oleme need, kes õpetame lapsi jooma. Me arvame, et see on see paha sõber, eks ole, sageli. Uurimused näitavad, enamjaolt saavad lapsed alkoholi kätte kodust. Ja väga sageli on lapsevanematel see arusaamine, et kui me nii-öelda võtame alkoholilt ära selle keelatud vilja sellise müstika, et me pakume talle siis ise. Me loome talle turvalise keskkonna, kus ta selle kontakti alkoholiga võib teha, et siis ta ehk ei lähe kuuri taha oma sõpradega jooma. Uurimused näitavad, ei toimi nii. Erandlikud juhtumid tõenäoliselt on. Üks uurimus selgelt toob välja nii-öelda selle kõige efektiivsema peresuhte mudeli, mis aitab riskikäitumist ennetada. See on perekond, kus lapsega on väga soe suhe, aga samas väga piirav. Selles mõttes, ütleme niimoodi, mitte väga piirav, vaid selgeid piire seada. Kõige kehvemini toimib see suhe, kus on üsna olematu emotsionaalne suhe ja kus kõiki lubatakse. Üsna loogilised järeldused. Lisaks noortele tõi Lauri Peekman välja alkoholitootjate sihtmärgina naised. Kaks põhilist sihtrühma, kus alkoholi tarvitamine kasvab, on naised ja noored tüdrukud. Teine asi, mida oli tehtud ja mida lihtsalt ei peetud normiks, oli näiteks, et naised ei joonud õlut, eks ole. Tänapäeval praegu käib A. Le Coq'i kodulehel on olemas kampaania, nende õllepreemiumi kampaania, mille hüüdlause on, see ei ole ainult meeste maailm. Ja tänu nendele samadele alkopopsidele on kasvanud viimase ESPADi uurimuse kohaselt, mida tehakse kõikides Euroopa riikides 15-16 aastaste noorte seas, on selgunud, see areng on juba tegelikult varasematel aastatel välja tulnud, et poiste tarvitamine on natukene isegi langenud, ütleme nii stabiliseerinud ja tüdrukute oma on peaaegu tõusnud nendega ühele tasemel. Tüdrukud joovad praktiliselt sama palju. Peekman seostas alkoholi leviku ja propageerimise
vaatamata suurele kahjule, mida see toob tugeva huvigrupi olemasoluga. Ma väidaksin, et ei ole olemas ühtegi huvitatud osapoolt maailmas, kes oleks huvitatud AIDSi levikust, eks ole? Ma ei oska hinnata farmaatsiatööstuse võimalikest huvidest mingi ravimi propageerimisel, aga üldiselt ei ole olemas jõudu, kes oleks huvitatud AIDSi levikust, aga on olemas väga võimas ja väga tugev ja väga rikas tööstus, kes on huvitatud alkoholi levikust, tubaka levikust, eks ole, alkoholi ja tubakatööstus. Nad istuvad erinevates ümarlaudades. Sotsiaalministeeriumi eelmisel aastal tegi seda nii-öelda alkoholipoliitika rohelise raamatu protsessi ja nad kutsusid alkoholitootjad sellesse samasse ümarlauda arutlema selle üle, kuidas moodi vähendada alkoholi probleemi, kuidas vähendada noorte alkoholi tarvitamist. Kuidas on võimalik jõuda selliste partneritega ümarlaua ümber mingisuguse reaalse tulemuseni, kelle isiklik huvi alkoholi tarvitamisest on nii selgelt nii-öelda kogetav ja arusaadav, eks ole. Ja nii on paraku maailma... Lauri Peekmani seisukoht on, et alkoholi tarbimine ei ole paratamatus, vaid see on meie valik ja seeläbi ennetatav. Tegemist on 100% ennetatava probleemiga. See ei ole võrreldav mingisuguse epideemia või halva suure sõjaka naabriga, looduskatastroofiga, millegi eales, eks ole. See on puhtalt ja 100% meie inimeste valikuline käitumine ja selle tulemus, kui me räägime alkoholi probleemist. Ja samas on ta siis tõepoolest 100% õpitud tegevusega. Me keegi ei sünni vajadusega tarvitada alkoholi. Geneetika mängib olulist rolli. Aga nii palju, kui ma olen ka kuulnud spetsialiste selle teemal rääkivat ja lugenud materjale, geneetika ei sunni sind võtma esimest pitsi. Geneetika hakkab toimima siis, kui see esimene pits võetakse. Aga mitte kedagi, sest eks ole, nii on, ühel tekib sõltuvus kergemini kui teisel. Ja teadlased ei suuda siiamaani sõltuvust päris selgelt ära selgitada, miks ühed jäävad, teised ei jää. On tõesti ju sellised liigtarvitajad, kes võivad ühe hetkega maha jätta, võtta ennast nii-öelda kätte. Ja on teised, kes väga kergesti jäävad sellest sauku kinni ja välja ei saa ise. Kui perekonnas on alkoholitarbijad, siis on kannatajaks eeskätt lapsed. On 9 miljonit last elamas Euroopas, kas 1 või 2 alkohoolikust vanemaga. Ja ma olen kuulnud, kuidas lastekaitseorganisatsioonid selgelt nii-öelda esitavad väljakutse sellele arvule ja ütlevad, et tegelikult andmed on palju rohkem, suuremad. Mida tähendab lapse jaoks elada sellises ebastabiilses keskkonnas, eks ole, kus purjus olemine ja sellest tulenev käitumine on nagu täiesti tavaline. Lauri Peekman näeb suure probleemina alkoholi kerget kättesaadavust. Rootsis ja Norras on 100 000 elaniku kohta 4,5 kange alkoholi müügi kohta. 100 000 elaniku kohta 4,5 müügi kohta, kus müüakse kanget alkoholi. Tartu linna peal umbes siis nii palju poole. Eestimaal on 100 000 elaniku kohta 195 kange alkoholi müügi kohta. 4,5 Põhjamaades, 195 meil. Ehk me sõna otsus mõttes ju komistame õllekastide otsa. Ja nii poes ongi. Igal pool tanklates, eks ole, mis on Põhjamaades täiesti välist. Peekman näeb, et Eesti riik ei tahagi midagi oluliselt alkoholipoliitikas muuta, kuna meil puudub täna alkoholistrateegia. 2006. aastal võeti vastu jällegi nii-öelda inimajaloo piirkonna esimene Euroopa alkoholistrateegia. Euroopa Liit tuli sellise dokumendiga välja. Mitte väga tugev dokument, aga siiski. 2010. aastal võeti inimajaloo esimene globaalne alkoholistrateegia Maailma Terviseorganisatsiooni poolt vastu. Samamoodi võiks olla palju parem ja ega tal väga suurt jõudu liikmesriikidele nagu nii ei ole, aga siiski. Ainukene, kellel puudub alkoholistrateegia, on meie riiklik tasand. Meil puudub riiklik strateegia, kuidas moodi vähendada, kuidas moodi lahendada seda probleemi, mis alkoholiga on. Lastel, täiskasvanutel, eks ole, tööealistel kõigil. Kogunemisel otsiti ka võimalikke lahendusi, kuidas liikuda alkoholi tarbimise vähendamise suunas meie ühiskonnas. Leiti, et selles valdkonnas toimuvad muutused väga pika aja jooksul. Kõne alla tuli avaliku elu tegelaste ja kohalike täiskasvanute isiklik tunnistus ja eeskuju, olgu see ajakirjanduses või muul moel, et ilma alkoholita saab suurepäraselt täisväärtuslikult elada.
Arutati teavitustööd laste ja lastevanemate hulgas ning kohaliku omavalitsuse võimalusi piirata alkoholimüüki üritustel, kust on võimalus osa võtta ka lastel. Arutati ka võimalusi praeguste alkohoolikute aitamiseks ja nende olukorra leevendamiseks. Eesti Karskusliidu esimees ja Põhjamaade ja Baltikumi alkoholipoliitika võrgustiku Nordan peasekretär Lauri Peekman leidis, et Eesti poliitikutel on võimalusi astuda samme, mis vähendaksid alkoholi tarbimist meie ühiskonnas pikemas perspektiivis. Ühiskonna ja kogukonna toimimisest, siis need on need poliitilised regulatsioonid, mis määravad selle, kui kergesti alkohol on kättesaadav, kui kallis ta on ja kas seda reklaamitakse.